Et ma tänan, et tulite, ma saan aru, et vara, ja seetõttu ei olegi väga palju rahvast. Вот, спасибо вам большое, что пришли. Вас немного, но лучшие люди города на месте, как мы знаем. Вот, к нам также сейчас присоединится телевидение, так что будет не так нам грустно. Ma arvan, et me saame siin läbi arutada, miks me siia tulime. Идея – это вообще продолжение предыдущего семинара, который мы делали. Он касался положения нацменьшинств. Ma kutsusin siia oma kolleegid ja väga raske oli leida üldiselt ühist aega kalendris ja Nils Torvalds, tema pärast me natukene nihutasime ka meie ürituse algust. Nils on see inimene, ma ei tea, kuidas eelmistest parlamendi koosseisudest, aga tema koos meie Ungari kolleegiga organiseeris ka Euroopa Parlamendis traditsiooniliste vähemuste toetusgrupi. Need on lingvistiliselt traditsioonilised vähemusrahvused, kes elavad Euroopa Liidu liikmesriikides. 70 erinevat MEP-i on selles grupis ja tegelikult venelaste ettekujutus Eestis, et probleemid on ainult Eestimaal, see ei ole õige, probleemid on igal pool, aga igal pool on erinevad probleemid. Ja Nils on siin selle grupi juhatajana ja ka Rootsi vähemuse esindajana Soomes. Ja me räägime, mida see tähendab ja miks see on vajalik, aga minul oli selline naljakas episood. Ma lendasin lennukis ühe rootslasega, kes on Soomes ja tema ütles, et tema hääletab Nilsi partei eest. Kõik rootslased saavad aru, et nii-öelda tuleks rootslaste partei poolt hääletada. Ja lennukis hakati arutama, miks kõik rootslased ei ole Rootsi partei poolt hääletanud. Väiksed naljad olid lennukis. Aga järgmine meie külaline Andrei Mamõikin, ta on Lätist valitud MEP ja ta esindab venelasi Lätis. Neil on sarnased probleemid, aga mitte päris need, mis meil. Ja kolmas meie külaline Elhan Kiltšuk, ta on türklane Bulgaariast. Bulgaarias on Türgi vähemus, kes tegelikult on juba peaaegu Eesti elanikkonna suurune. Nendel on teistsugused ülesanded kui meil, kui vaatame Eesti terminites asja. Siis võib öelda, et kõik on hullem kui meil, aga Ilhan sellega ei ole võib-olla nõus. Idee on selles, et rääkida, millised on arengustsenaariumid võimalikud, aga selleks, et oleks mingisugune kontekst, milles me kõike seda saame rääkida, siis raamistikuks on Saarpollist tellitud küsitlus ja see on väga huvitav. Kohe vaatame. Kas Euroopa Liit kaitseb oma rahvusvähemusi? Selline küsitlus viidi läbi 4. maist kuni 22. maini. Üleriigiline küsitlus viidi läbi ja see oli suulise intervjuu vormis ja paberankeedi abil küsitleti 1022 inimest vanuses 15+. Mehed, naised, linnad, külad. See oli proportsionaalse juhuvalimi meetod. Viisid läbi küsitluse nii eesti kui vene keeles. Не пугайтесь, я не евроскептик, но именно, собственно, вот при мысли об этом слайде я пригласила сюда на это обсуждение также... Ka Ivar Raik on siin kohal, ta on ülikooli õppejõud ja teda peetakse mõõdukaks euroskeptikuks. Me olime Vabariigi kodanikud saates eelmisel nädalal ja me arutasime saates Brexiti küsimust. Meil on selline suurepärane slaid, võib-olla Ivar veel hiljem kommenteerib seda. Küsimus, kuivõrd tõenäoline on teie arvates, et lähima 50 aasta pärast Euroopa Liit laguneb? Ei oska öelda 9%, väga tõenäoline 14,2%, pigem tõenäoline 41%, pigem ebatõenäoline 31,3%, täiesti ebatõenäoline 4,4%. Nagu näete, minu jaoks oli täiesti üllatav, et Eestis suureneb see
arusaam, et pigem on tõenäoline, et Euroopa Liit laguneb 50 aasta pärast. Вот мы посмотрим на эстонцев и не эстонцев. И здесь мы видим очень хорошую разницу. Ja nüüd eestlased, mitte eestlased. Siin me näeme 53% eestlastest arvavad, et ei lagune ja mitte eestlased 61%. Mitte eestlased, me teame meie demograafilist pilti. Miks me sellest üldse räägime? On palju riskifaktoreid, aga üks nendest on skeptitsism ja mitte realiseerunud ootused erinevates sfäärides, aga kuna meie teema on siin vähemused, siis me tahtsime rääkida ootustest vähemuste osas ja kui palju üldse on võimalik neid täita. Ja küsimus, millised on teie arvates tänasel päeval kõige suuremad ohud Euroopa Liidule? Kaks kõige suuremat ohtu. Islamiterrorism 47%, eestlased, mitte eestlased 47,6% peavad seda probleemiks. Ja näete, et siin arvud on üsna lähedased eestlaste, mitte eestlaste osas. Kriis, mis on seotud Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika põgenikega, 43,5% eestlasi vastas nii, 49,9% mitte eestlasi. Vahe on väike. Majanduskriis, finantskriis Eurotsoonis, 24% eestlasi, 35% mitte eestlasi. Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust ja selle sammu tagajärjed poliitikale ja majandusele. Suurbritannia lahkumine 25% eestlasi, 18,8% mitte eestlasi. Venemaa poliitika naaberriikide suhtes 30% eestlasi, 4% mitte eestlasi. Kui vaatame retoorikat Eesti valitsuse poolt, siis Vene oht oleks nagu faktor number 1, aga mitte eestlaste jaoks on ainult 4%. Ja ka eestlaste jaoks ainult 30% esikohal peavad eestlased islamiterrorismi ohu osas ja mitte eestlastel on nii islamiterrorism kui Lähis-Ida põgenikud enam-vähem samas suurusjärgus. Ülejäänust ma räägin teie loaga järgmises paneelis, aga meie teema, kuidas on Euroopa Liit vähemusi aidanud enne Euroopa Liitu astumist ja millised on tulemused. Kui lubate, ma alustan, et teatud raamid anda. Enne Euroopa Liitu astumist, enne Eesti sinna astumist, mulle meeldib seda nagu võrrelda pruudiga. Pruut on imelusas kleidis ja keegi ei mõtle, mis pärast temast saab, kui ta kartuleid praeb köögis. Ja ka niimoodi on olnud Euroopa Liitu astumisega. Minu meelest selline analoogia oleks siin täiesti võimalik. Oli vaja Kopenhaageni kriteeriumid täita ja Euroopa Liit need Kopenhaageni nõudmised võeti vastu 1993 aastal ja on vaja demokraatlikke printsiipe järgida, inimõigusi ja õigusriigi printsiipe. Kõik on väga abstraktne, aga praktikas on mitmeid küsimusi lahendatud ja mäletate, meil oli ka vähemuste dialoog valitsusega enne Euroopa Liitu astumist, olid ka ümarlauad. Ümarlaud loodi president Meri ajal ja neid ümarlaud oli palju, arvatavasti paljud teist ka osalesid, aga hiljem kõik see vajus kokku ja lõppes presidendi jääkeldris. Как в лодку назовете, так она и поплывет. Еврокомиссия в своих оценках, когда оценивала нас как кандидата, опиралась на мнение... Eurokomisjon oma hinnangutes, kui andis hinnangu meile kui kandidaadile, põhines Van der Stuhli hinnangutel
на мнение других органов ОБСЕ, Euroopa Nõukogu ja ÜRO hinnangutel ja kui rääkida integratsioonipoliitikast, tegelikult kõik see oli seotud sellega, et Euroopa Liit nõudis seda ja see tähendas mittekodanike integratsiooni, hakkasid teatud projektid tegutsema, väga tugevalt aitas sellele kaasa Norra küll ei ole Euroopa Liidu liige, aga ta on väga palju aidanud. Ja keeleseadusesse viidi sisse teatud nõuded ning ka keelustati rahvustunnuste põhjal diskrimineerimine ja ka sõjaväepensionärid, kellel enne oli keeldutud andmast elamisluba, said siiski pideva elamisloa. Aga pärast Euroopa Liitu astumist juhtus see, millest ma juba mainisin enne. Nii nagu paljudes teistes riikides võimud võtsid selle kui pikaajalise mandaadi vastu oma võidu ja keelesfääris tegelikult on asjad isegi halvemaks jäänud. On öeldud, et vanas keeleseaduses ei olnud vähemuse mõistet, aga uues keeleseaduses tekkis sätte ja sellele vähemuse esindaja on käesoleva seaduse raames Eesti elanik, kellel on pikaajalised seosed Eestiga ning ainult keele põhimõtte pärast ta erineb põliselanikest. 87 000 inimest on siiski Eestis veel ilma kodakondsuseta ja tegelikult see on väga suur osa mitte-eestlastest. Ja nemad ei saagi ennast seostada vähemustega, sest keeleseaduse järgi see on niimoodi sätestatud. Бумажечек 500 штук. Euroopa Liidu seaduste elluviimine on viinud selleni, et on erisus mittekodanike hulgas Eestis ja Euroopa Liidu teiste kodanike vahel. Näiteks, kui te olete britt, kes tulete Eestisse, siis ja olete 1 aasta siin juba elanud, siis te saate juba valimisõiguse. Aga kui te olete mittekodanik, võib-olla 56. aastast, kes elab siin ja teil ei ole Eesti kodakondsust, siis te ikkagi valida ei saa. Ja on küll passiivne valimisõigus. Teiste Euroopa Liidu liikmete kodanikud, kes viibivad Eestis, nendel tekib valimisõigus, aga kohalikel mittekodanikel ei teki seda õigust. Väga palju erinevaid projekte on Euroopa Liidu projekte mittekodanike integreerumise jaoks. Tegelikult nendest on väga vähe kasu, aga paljud inimesed, kes projektidega töötavad, need saavad väga palju kasu sellest pidevalt. Eriti keeleõppeprojektidest on MISA kursused. Нулевой у него эстонский язык. Он недавно приехал. Он послал письмо в эту самую МИСа на русском языке. Здравствуйте, я заинтересован в ваших курсах. Как мне на них попасть? Üks inimene tahtis ka MISA kursustele, keelekursustele minna. Ta saatis eesti keeles palve, aga sai vastuse pika kirja eesti keeles A1, A2 tasemete kohta. Inimene, kes tahtis eesti keelt õppida, ei olnud võimeline seda pikka bürokraatlikku kirja läbi lugema eesti keeles. Aga tasuta eesti keele kursused, need ei laiene Eesti kodanikele. Kui sa oled Eesti kodanik ja sa ei oska eesti keelt, siis kellegi huvi ei ole see, kuidas sa keelt hakkad õppima. Языка, естественно, мешает трудоустройству, это как бы всем понятно.
Ну, опять же, после вступления в ЕС, особенно после 2007 aga года, pärast очень Euroopa сильно Liitu ужесточается риторика по astumist отношению к русским политикам и hakkab активистам. Переживаете, по-моему, все Vene знаем. aktivistide Есть у osas нас retoorika герой типа Алексей teravnema, Семенов, on который meil в этом olemas сборнике selline фигурирует inimene уже, по-моему, Aleksei 13-й Semjonov, год подряд. kes juba kapo И, в aastaraamatus общем, это такой 13. способ aastat стигматизации järjest процесса. figureerib. Ну и надзор за соблюдением прав Tegelikult меньшинства очень vähemuste поверхностным. õiguste Ну, у нас kaitse, вообще see on большие väga pinnapealne. Me teame nendest все мы, кстати, об probleemidest. этих проблем более-менее знаем. То есть я это, собственно, говорю даже не для вас, потому что вы все это знаете. Ma А räägin для моих seda коллег, tegelikult чтобы mitte они teie jaoks, aga понимали rohkem контекст. minu Ну и kolleegide jaoks, еще одна kes наша проблема, которую peaks стоит нам paremini упомянуть, konteksti это mõistma. проблема русской школы, Ja räägiks veel ühest проблема probleemist, того, see что on у нас Eestimaal vene kooli probleem. невозможно учиться в гимназии на русском языке. У нас Meil ei ole практически võimalik образование на русском gümnaasiumis языке. vene keeles õppida. Meil praktiliselt ei ole ka kõrgmaharidust vene keeles. See võiks ju nii olla, kui eesti keelt väga hästi õpetataks koolides, aga analüüs näitab, et pooled kooli lõpetanutest ei oska eesti keelt venekeelsetest õpilastest ja seega neil puudub võimalus ka jätkata oma haridusteed eestikeelsetes kõrgkoolides. Ehk inimesed ei saa aru, kuhu siis edasi minna. Selline ebameeldiv pilt on meil ja ma tahaks rääkida ka petitsioonist, mille me oleme Sergei Mamõkiniga ette valmistanud. See puudutab mitte kodanikke. Me palume 3 asja. Õigust valida Europarlamenti, valida kohalikel valimistel ja õigust olla poliitilistes parteides. Sellepärast, et Eestis on see keelatud mitte kodanikel. Faktiliselt tähendab, et ei ole poliitilist jõudu, mis peaks oma ülesandeks esindada seda inimeste gruppi. Selline on pilt Eestis ja mis oli enne Euroopa Liitu astumist, olid ootused, mis aga väga aeglaselt täituvad ja kurvalt täituvad. See on Eesti olukord. Nüüd ma tahaks küsida meie kolleegidelt, kuidas teie olukord on. Inimesed teavad võib-olla rohkem Läti olukorrast, aga ei tea üldse Bulgaariast, türklaste olukorrast Bulgaarias. Kuidas teie olukord on? Kas Euroopa Liitu astumisega midagi muutus? All right. Tere, здравствуйте. Jana, thank you for inviting us here in Tallinn. Aitäh, et te meid kutsusite siia Eestisse ja kindlasti on meil palju tähtsaid küsimusi, mida koos Euroopa Liidus arutada. Näiteks Brexit, mis ähvardab meid ees. Meie ees seisab ka ülesanne lahendada majanduslikke probleeme, aga meie ees on veel palju muid ülesandeid, mida me kõik peame koos lahendama. Selles tuleb meil säilitada oma erinevused, aga ka oma ühtsust. Bulgaarias on samuti sellised väljakutsed, millega meil tuleb pidevalt tegeleda ja töötada nendega just nimelt noorema põlvkonna hulgas. Mis on meie lugu? Mis juhtub Bulgaarias peale 98. aastat? Peale Bulgaaria ühiskonna multikultuursuse tunnistamist ja vähemuste õiguste tunnistamist 89. aastal muutus see üheks osaks demokratiseerimisprotsessist, mille eesmärk oli ka Euroopa Liidu külm. Meil on palju etnilisi vähemusi, Türgi elanikkond 1/3, roomad, ma ütleksin, umbes 1 miljon samuti ja pomaks inimesed, kes räägivad küll bulgaaria keelt, kuid nad on Muhamedi usulised, islamiusulised. 99. aastal oli Bulgaaria tsiviilsõja lävel, mis ähvardas meie ühiskonda.
ja et vältida eetilisi sõdasid, tuli meil võtta ette otsustavaid samme ja tuli anda võimalus eriti just nooremale põlvkonnale jätkata oma unistuste täideviimist. Loomulikult võtsid nad osa ühiskonna protsessidest, aga poliitilised parteid, eriti minu partei, püüdsid sisse seada poliitilis-liberaalset moraali ja arendada sallivust teiste rahvuste suhtes ning jätkata teed demokraatliku arengu suunas. 90 aasta alguses peetud demokraatlikud valimised oli minu partei üks suurimaid võitjaid üle 40 esindajaga parlamendis ning see mängis otsustav rolli Bulgaaria demokratiseerimisprotsessis. Me kaitsime inimõigusi ja samuti rahvusvähemuste õigusi. Meie parlament oli koalitsioonivalitsus 2001. aasta valimistel. Võtsime me osa teisest valitsusest Stanishevi juhtimisel. Ja meie partei poliitiline osalemine tähendas suurt edu ka teistele etnilistele vähemustele, kelle huve me kaitsesime. Ja me tahtsime luua etnilist moraalset mitmerahvuslikku Bulgaariat. Ja uue Bulgaaria konstitutsiooni kohaselt 91. aastal on Bulgaaria vähemused otseselt kaitstud mitmete seadusandlike vahenditega. Nii rahvusvaheliste konventsioonide alusel, kui mis põhinevad kõik diskrimineerimise vältimisel. Seda meeles pidades on bulgaarlastel, nagu teistegi Euroopa riikidel, doktriin üks rahvus, üks riik. Kui me vaatame Bulgaaria konstitutsiooni, siis on märgatav, et seal ei mainita just tihti rahvusvähemusi. Paragrahv 2 46 peatükk antakse vähemustele õigus õppida oma keeles, kaasa arvates kohustusliku bulgaaria keele õppimisele. See annab koha ka rahvusvähemustele oma keelt arendada. Artikkel 55 konstitutsioonis on sätted, mis annab kõigile õiguse oma etnilisi kultuurilisi väärtusi arendada ja ennast identifitseerida oma rahvusele. See on meil Bulgaarias kehtiva seadusandluse alusel tagatud. Osa rahvusvähemuste kaitsekonventsioonist ütleb, et Bulgaarias on mitmeid rahvusi ja raamkonventsioon astub selle kaitseks välja. Ja mis puutub põhilistesse vähemuste esindajatesse Bulgaarias, siis peab ütlema, et türklased on väga hästi integreeritud, poliitiliselt organiseeritud ja neil on väga selgelt välja kujunenud eneseteadvus. Sellegipoolest on nende ees palju ülesandeid, nii nagu teistegi rahvusvähemustel. Türgi ühiskonnal on palju demokraatlikku ja poliitilist mõjuvõimu. Täna Bulgaaria on ainuke riik neljast Euroopa Liidu liikmest, kus on keelatud igasugune diskrimineerimine poliitilis kampaanias rahvuslikul alusel. Ja minu poliitiline partei on see, kes on tegev ka seadusandliku võimu elluviimisega. Minu valijad
we have used some of our phrases kasutavad in our taolisi own väljaütlemisi ka oma rahvuskeeles. Enamgi veel, 20. novembril 2014 tehti ettepanek türgi keele kasutamiseks ka rahvusringhäälingus ja nii raadios kui televisioonis. Ja nüüd on see kestnud juba aastaid. Ja need programmid eriti teatavates piirkondades on esimeseks sammuks, et likvideerida erinevust erinevate rahvuste vahel. Esimene kord 25 aasta jooksul peame me ütlema, et 98 aasta võeti vastu raadio- ja televisiooni seadus, mis kindlustas vähemuste õigusi kuulda uudiseid oma emakeeles. Ja neil on ka võimalus võtta osa poliitilisest elust. This is the reality. Well, what is the situation concerning the Roma people? Aga milline on olukord, mis puutub roomade olukorda? Nad on peaaegu eraldatud ühiskonnast. Nende suhtes kehtib selline negatiivne suhtumine, nende eemale jätmine poliitilist elust ühiskonnast, nii tööturul on märgata see suhtumine kui ka teistes valdkondades. Pomaks, teine vähemus, ei ole lihtsalt vähemus, aga kõigil neil on oma rahvuslik identiteet ja ka nende suhtes on märgata tõrjuvat suhtumist. Ja mis puutub pomaki rahvusvähemust, siis nende suhtes on riigi poole negatiivne, lausa agressiivne suhtumine märgatav. Ja kokkuvõtlikult öeldes, kui te lubate mul kirjeldada meie multikulturaalset keskkonda, siis probleemid minu kodumaal on üsna suured. Me püüame neid lahendada, püüame raskused ületada ja seetõttu on meil väga palju veel teha. Minu arvates on suur roll ka tsiviilühiskonnal, sest kommunistliku režiimi vältel ja ka peale kommunistliku režiimi kokkukukkumist ei õnnestunud meil täielikult üles ehitada tugevat tsiviilühiskonda, kus on mitme rahvuse esindajad. Meil on mitmed poliitilised parteid, mitte üks või kaks, vaid kõik poliitilised parteid, kes ei vaata integratsiooniprotsessi ühesuunalisele. Meil on vaja kahesuunalist integreerimisprotsessi ning tähtis roll on mängida ka meedial ja ma usun, et me töötame intensiivsemalt selle küsimuse lahendus, eriti mis puutub meie poliitilised parteid. Ja saame ka abi Euroopa Parlamendilt, meie rahvusvaheliselt töögrupilt ja veel kord lubage teid tänada kutse eest tänasele konverentsile. Aitäh! Thank you. In fact, to be honest, I have like 4 questions, but I think aga ma arvan, küsimused jätame hilisemaks. Ja nüüd ma annaksin sõna Andrei Mamikinile, mitte diskrimineerimise, kui kuna te olete ainus edulugu siin auditooriumis, siis jagaksime teiega oma mõtteid. Andrei Mamikin, palun. Kallid eestimaalased, mul on hea meel olla teina siin. Tere! Это все, что я выучил на эстонском языке за 20-минутную прогулку с Леной. Mille ma selgeks sain eesti keeles 20-minutilise jalutuskäigu ajal Yana Toomiga. Suur tänu, et kutsusite mind konverentsile. Ma pean ütlema,
kui rääkida rahvusvähemuste olukorrast Lätis, siis tegelikult tasuks rääkida sõja ja meenutada sõjaeelset Lätit ja tuua paralleelid Eestiga, sellepärast et Läti ei ole olnud monolingvistiline riik pidevalt. Venelased, poolakad, valgevenelased võitlesid 19. 20. aastal möödunud sajandil Läti iseseisvuse eest ja Läti parlamendis Seimis oli ametlikult võimalik kasutada 3 keelt, läti, vene, saksa keelt. Ja kõik järgnevad, kogu järgnev ajalugu pärast 1991. aastat iseseisvuse taastumist oli minu arvates sellisest vähemustesse tolerantse suhtumisest eemaldumine. Ja on traditsioonilised vähemused, on need, kes Nõukogude okupatsiooni ajal lisandusid, nii nagu räägib praegune Läti establishment ja valitsus. Aga kõik, mida Läti Vabariik tegi, ta taastas paljud seadused, mis kehtisid enne sõda, tsiviilseadused, aga vähe, mis ta võttis üle tolerantsist vähemuste osas. Mul meenub 1998. aasta, kui Läti konstitutsiooni viidi sisse mitu parandust, mis reglementeerisid seda, et on võimalik Läti ametiasutustes rääkida ainult läti keeles. Enne seda näiteks Zilupe linnas Lätis, see on väike piiriäärne linn, Vene piiri lähedane ja sealt vanaema võis juriidiliselt kirjutada Läti valitsusele vene keeles ja talle vastati vene keeles. Nüüd enam seda ei tehta, sest ametlikult võib kasutada ainult valitsusasutustes läti keelt. Praegu, kui räägime koolist, siis vähe on venekeelseid koole Lätis. Alguses valitsev koalitsioon otsustas 90% ainetest õpetada läti keeles ja 10% ainult vähemuste keeltes. Läti ja Eesti vahel on väga palju ühiseid jooni, eriti mis puudutab suhtumist rahvusvähemustesse ja ka vähemuste olukorra osas. Euroopa Liit ei ole kunagi olnud rahvaste liit, peab ütlema. See on olnud riikide ühendus ja tegelikult ka riikide majanduslike huvide ühendus. Robert Schumani mõtteid võib meelde tuletada, kes tegelikult ka oli üks Euroopa Liidu algatajatest ja terasetööstuse ühendus algselt ja tegelikult seda vektorit jätkatakse. Kui meil on mingisugused pangasektori probleemid, kui ei järgita fiskaalpoliitika eesmärke, valesti kaubandust edendame, siis Euroopa Liit hakkab trahvima liikmesriiki ja vibutab sõrme valitsuse poole. Aga samasugust suhtumist ei ole näha vähemusrahvaste osas. Ja tegelikult loomulikult aasta 2012 kui väga erinevad poliitiliste vaadetega inimesed, aga põhiliselt venekeelsed inimesed legaalselt initsieerisid referendumi, et saaks vene keelele riikliku staatuse. Statistika järgi vene keele poolt hääletasid praktiliselt kõik venekeelsed Läti elanikud üle 207, enam kui 278 000. Vene kogukonna jaoks oli see sümboolne, aga matemaatika ei olnud meie poolt tegelikult.
kui mittekodanikega võrrelda, siis 2004. aastast alates venekeelseid mittekodanikke on väga palju, 252 000 inimest selle aasta alguse numbritega ja kui Läti valmistus Euroopa Liiduga ühenduda ja alates 1995. aastast, kui Läti allkirjastas Euroopa Liiduga ühinemistaotluse, tegelikult kogu see periood, võib öelda, on kaotatud periood. Ma olen 20 aastat töötanud ajakirjanikuna. Kui Euroopa Liit oleks läbirääkimiste ajal, Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimiste ajal öelnud, et andke nullvariant, siis ma olen veendunud, et Läti liit oleks andnud nullvariandi mitte Läti inimestele Lätis. Jah, tollel ajal see oli nagu Nõukogude ajaloo eest ärajooksmine, aga meie Läti liit oli valmis kõigeks. Aga Euroopa Liit vaikis rahvusvähemuste õiguste osas ja vähemuste ülemkomissar Max van der Stoel OSCE-s, temal ei olnud nii suurt poliitilist mõju ja näiteks meil oli valimisseaduses säte, et mitte lätlastest kandidaadid peavad läbima läti keele eksami ja saama kõrgeima tulemuse, kui nad tahtsid parlamenti kandideerida. Meil oli üks juhtum, kus kandidaat ei suutnud selliseid eksameid läbida ja selle normi annuleeris NATO. Kui need poliitilised mängurid, kellel oli poliitiline kaal, oleks mõjutanud asjade kulgu, siis oleks võinud olla ka poliitiline maastik Lätis praegu hoopis teistsugune. Tahaks veel lisada. Põhiliselt vene etnosesse kuuluvad inimesed on see rahvusvähemus, aga ka valgevenelased ja ka Kuramaa lätlased. Eelmisel aastal võeti küll veel preambul vastu Läti konstitutsioonis ja selles on öeldud, et Läti riigi eesmärgiks on lätlaste kui rahvuse ja Läti kultuuri säilitamine, aga sellised Kuramaa lätlased ei jää sellesse konteksti sisse. Loomulikult peab ütlema, et see on tegelikult paradoksaalne olukord nii keeleseaduste ja nõuete kui ka selles eemaldumises standarditest, mis kehtisid esimese sõltumatu vabariigi ajal. Minu arvates meie paremad poliitikud, nad ajavad segamini kommunistid ja venelased. Näiteks minul on abikaasa, ta on Latgalist pärit vanausuline ja seda võiks võrrelda teie Narva ja Ida-Virumaaga. Need inimesed, kes naturaliseeruvad, siis seaduste järgi nad on kõik võrdsed teiste kodanikega, aga establishment tahtis teatud revanši saada ja andis teatud elanikkonnale mitte kodaniku staatuse. Nüüd pärast naturaliseerimist on need staatused identsed, aga eelmisel aastal naturaliseeris väga vähe inimesi ja see naturaliseerumise tempo on väga madal. 2001-2002 aasta 14 000 inimest naturaliseerus aasta jooksul. Nagu Yana Toom siin mainis juba, jah, oli selline poliitika ja reklaam, et saage kodanikeks ja siis te saate kõik õigused, aga see ei ole alati päris tõsi. Religioossete vähemuste taktika
ka kaitsmine ja nende õiguste kaitsmine alati ei ole demokraatlik, see võib olla ka vähemusele järeleandmine. Aitäh! Suur tänu, Andrei, ja nüüd ma tahaks anda sõna Nils Torvaldsile, aga siiski ma paluksin eraldi sul öelda, nii türklastel kui venelastel on üks probleem, meid nagu vaadeldakse kui riski, kui ohtu. Kas soomlastel on selline suhtumine ka rootslaste suhtes, sest tegelikult ju kätt südamele pannes ei saa teid ju väga armastada ka Soomes? Hyvää päivää. Здравствуйте. Tere päevast! Я сначала Ma скажу alguses ütlen paar sõna vene keeles lühidalt. коротко, потому что я уехал из... Ma olin ajakirjanik, 90 aastate sõitsin ma Moskvasse ja seal ma suhtlesin põhiliselt vene keeles. Nii et ma olen natuke suuteline ka näema ka vene keelt. Nagu ma ütlesin, ma olen ajakirjanik, olin Moskva korrespondent, töötasin ka Washingtonis mitmete väljaannete juures George W. Bushiga kohtudes ja pärast seda siirdusin Euroopa Parlamenti. See oli nüüd kõik, mis ma vene keeles räägiksin. Some observations about minorities and how they are Mõningad treated. tähelepanekud vähemuste suhtes, kuidas neid koheldakse Euroopas üldiselt. Meil on vähemusi, erinevaid vähemusi kõikides Euroopa riikides. Ma ei lähe detailidesse, kuigi see oleks ehk huvitav, aga ma võtaksin näitena Soome riigi. See on võib-olla ainus hea näide, mis Euroopast võiks leida. Aga enne kui ma ütlen, et me oleme tõesti tublid ja head, tahaks ma põhjenda, miks meil olukord on selline Soomes selles suhtes. Miks see lugu erineb nii märgatavalt positiivses mõttes teistest Euroopa Liidust. Praegu on meil 6% elanikest rootsikeelsed. Enamik elab neist lääne või lõunarannikul ja nii-öelda tagahuvis, kus mina kasvasin, oli meil oma kogukond pärast sõda, kui ma olin poisike. See toimus kõik peale vaherahu sõlmimist Soome-Vene rindel. 50% meist rääkis, soome keelt 50 rääkis, rootsi keel. Nii et me läksime sujuvalt üle ühest keelest teise keelde. Kuidas see kõik toimus? Mina käisin rootsi koolis. Ma õppisin ka ülikoolis rootsi keeles. Ja sellel on oma ajaloolised juured 1980 aastast. Aga kui see periood lõppes, siis 18 aastast alates, siis oli 2 parteid, rootsikeelsed parteid ja soomekeelne partei. Ja põhiseadus, Soome põhiseadus 1918 aastast alates pärast Soome kodusõda, see andis meile õigused, mida mitte ühelgi teisel Euroopa vähemusrahvusel polnud.
Luckily or õnneks not, või mitte, but on the graves of those who've perished aga during the civil war, we nende built a elu new hinnaga, kes Finland langesid kodusõjas, me ehitasime uue with Soome. larger rights Me for andsime suuremad minorities õigused than in any other oma vähemusrahvustele kui kuskil teises riigis. Later, we had an influx, and that goes probably Peale to after 1901. aastast oli suur We had an influx venekeelsete of inimeste Russian speakers. sissevoog, Well, those who experienced Russia during võib-olla the 90s, mõistetavate and põhjuste, probably võib-olla for good majanduslikel reason põhjustel. understand that coming to Finland was Soome jaoks slightly oli see less vähem problematic than being problemaatiline. back during the Yeltsin years in Russia. We had a lot of influx of Estonian speakers. Meil If oli you go to a building palju site in ka Finland, you Eestist probably sisse will elanud hear inimesi, more Estonian kes töötasid põhiliselt ehitustel, than Finnish. enam vist töötas ehitustel rohkem eestlasi For kui the moment, soomlasi, we have had during the last rääkimata few nüüd years rootsi influx of keelsetest. people from Iraq. Siis lähiaastatel hakkas meil sisse tulema ka iraaklasi, We have an influx pärast seda for the järgnes moment laine Somaali of people from immigrante, pärast seda tuli Süüria immigrantide laine ja kõik need vähemusrahvuste grupid loomulikult peab ütlema jutumärkides, nendel oli vähem õigusi kui Rootsi vähemusel, sest nemad olid kohal juba siis 1918. aastal, kui need otsused vastu võeti. So in the background, in every country you have a history. Igal riigil on oma ajalugu ja tavaliselt on Euroopa ajalugu üsna traagiline. Sealt võib leida kõiksugu õuduslugusid, mis juhtusid vähemusrahvustega kõikides Euroopa riikides, üle kogu Euroopa. Isegi kui me püüame vahetevahel käituda nii, nagu me oleksime tsiviliseeritud inimesed, mis puutub suhtumisse vähemusrahvustesse, siis on Euroopa ajalugu üks ebaõnnestumiste ajalugu. Ma ei räägi Venemaast, Liidust. Me võime rääkida ka sellest terrorilainest, mis rullus üle Venemaa. Mõned riigid olid õnnelikumad kui Venemaa, aga mõned jälgisid sama mustrit. Mis Rootsi vähemusse puutub? Rootsi on nii-öelda tsiviliseeritud maailma muster näidis. Aga mis puutub rahvuslikku või keeleõigusi, siis pole Rootsi enam nii väga musterpoisi nägu. Olles elanud Rootsi põhjapoolses osas, märkasin ma, et seal oli kitsendusi nii soome keelekasutuse koolis, vaheaegadel ja omavahel rääkides. You have a lot of as soon as we speak about minorities, nii peab me räägime vähemustest. Tekivad kohe rahvuslikud ajaloolised probleemid, kaasa arvatud need, mille ees oli Balti riigid. Meil oli ka väga tormine ajalugu, mis puutub religioosseid vähemusi. Ajalugu, mis puudutab protestante, Vene ortodokse, katoliiklasi, Rooma katoliiklasi. Katoliku kirik ehitati üles Vene armeest teinud Poola ohvitseride najal, kes ehitasid Helsingisse õigeusu kiriku. See ehitati Vene ametnike poolt Helsingis õigeusu kirik selle ajal, kui me kuulusime Venemaa koosseisu. If you look at European history, the history of Jews, kui me vaatame Euroopa ajalugu, siis on erilisi traagilisi hetki, mis puudutavad juute. Täna on meil väga huvitav probleemid, mis puutuvad islamiusulisi
muhameedlasi ja me kaldume rääkima religioossetest vähemustest, islami taustaga religioossetest vähemustest ja teeme sealjuures väga naljakaid kummalisi vigu. Samuti Soomes on islamiusulised muhameedlased väga üldine mõiste moslemid. Esimesed olid nendest Kasahstanist pärit tatarlased, väga tsiviliseeritud, väga hästi haritud inimesed islami taustaga ja keegi ei küsinud, on sunniidid või šiidid. Aga kui me räägime sunniitest, šiiadest või teistest regioonidest, siis me peaksime olema avatud mõtteviisiga ka moderniseeritud või kaasaegse religiooni suhtes, sest seal peituvad probleemid, mis tulenevad enne moderniseerimisperioodi. Kui me räägime kaasaegsusest, moderniseerumisest, ma arvan, lahutusjoon on 16-17 sajandis. Nii Rootsis kui Soomes kui ka Saksamaal ja üle kogu Euroopa hakkasid inimesed lugema piiblit oma keeles. Inimesi põletati tuleriidal piibli lugemise eest. See oli üks vaade nii-öelda moderniseerumisele oma otsuse langetal. Ja oma töö ajal Moskvas ma kokku kiriku juhtidega, kelle nimi Chaplin. Ta ei olnud nii naljakas kui filmitegele Chaplin, ka ta oli väga range, kui me küsisime temalt, kas inimene tohiks lugeda piiblit oma emakeelest. Ei, mitte mingil juhul. See oli üks eraldusjooni kaasaegse, nii-öelda modernse religiooni ja selle eelse religiooni vahel. Ja see eraldusjoon pakub meile siiani suuri väljakutseid. Kui me tahame muuta Euroopat elamisväärseks kõigile ka islamiusulistele, siis tuleb meil see ülesanne lahendada. See on nüüd üks meie seisvatest ülesannetest. Ma toon veel ühe näite headest lahendustest. Võib-olla üks enklaav Euroopas, kus on väga huvitav lahendus leitud, on Ålandi saar, Ahvenamaa. The Åland Islands is an enclave where you are granted Ålandi või Ahvenamaa on enklaav, kus teil on garanteeritud vähemuse õigused ja inimesed, kes see saarele tulevad, on suutelised ja neil on õigus elada oma seaduste kohaselt, oma traditsioonide kohaselt. Nad peavad aktsepteerima kohaliku ehk Ahvenamaa kultuurilisi reegleid ja kultuurilised reeglid rajanesid samuti 1980. aastat, kui Ålandi saartel anti luba. Kui taheti eralduda Soomest, otsustati minna Rootsi, siis peale keerusi läbirääkimisi anti Ålandi või ahvenamaalastele eriõigus väga sügavalt rajanevatel kultuurilistel eripäradel. Aga kas me kohtleme ka sunniite saanud? Ei. Kui me vahetavahel tahame hoobelda, ütelda, et meie oleme see edulugu Euroopas, Soome näide, mis puudutab sunniite, on väga depressiivne. Meile anti võimalus rajada omakeelne keskkool saami inimestele, saamlastele. Me tahtsime kiidelda, kui kenad on saamid. Aga olgem ettevaatlikud, see ei vasta alati tõele.
aga lahendused. Järgmisena on meil väga huvitav diskussioon, mis puudub traditsioonilisi vähemusi. Vaadake siin pisut iroonilist tooni, mida kasutas Jana oma ettekandes. See sõna traditsiooniline vähemus on koodnimetus, mis tähendab, et sinna ei kuulu mitte kõik vähemused. Aga järgmisel nädalal on meil väga huvitav arutelu, kus me puudutame Strasbourgis nii küsimusi, mis puudutavad, kus on professor Kangase sõnavõtt, kes on lõpetanud Taanis Aarhusi ülikooli, keda ma kaua aega olen tulnud. Ta on kahjuks nüüd juba pensionil, aga tema esimesed tarkuse sõnad on see, et iga ühel peab olema võimalus saada haridus oma emakeeles. Miks just nii? Me kõik teame, et igal keelel on erinevad tasand, erinevad kihistused. Kui ma räägin somaali taksojuhiga Helsingis, siis ta ütleb moi, tere. No see on selline slängilik sõna, aga mina vastan talle samuti moi, nagu oma sõbralegi. Aga põhjus, miks ta kasutab seda keelt oma dialektis, on see, et ta püüab näidata, et ta on minu sõber, aga ta ei saa aru sellest väikesest keelelisest nüansist, kuna tema haridustase ei ole eriti kõrge. Ma arvan, et on terve hulk näiteid inimestest, kes ei ole suutelised omandama uut keelt, kui nad ei tohi mõelda oma emakeelest kui esimesest keelest, milles nad õpivad, kuidas funktsioneerivad erinevad keeletasandid, keelekihistused ja nii nad õpivad ära abstraktse mõtlemise. Ma arvan, meil on hulgalisti näited inimestest, kes ei ole suutelised minema ülikooli tasandile just nimelt see põhjusel ja nad kukuvad välja keskkoolist või ülikoolist ja nad on sunnitud leidma tööd mitte just väga prestiižsetel elualadel. Not so good for the future, not so demanding. Mis ei ole ka nende tuleviku nõudmistele vastavad. Ma arvan, üks õppetund, mis me oleme õppinud, et me peame andma elementaarsed inimõigused kõigile ja kui me seda ei tee, siis te teate isegi, mis juhtub, sest me oleme seda ajaloos korduvalt näinud. Iga kord, kui me ei vasta kõrgetele ootustele, me tekitame tulevikuks jaoks ületamatuid probleeme. See on kogu minu lugu.